tere tulemast, televaatajad. Oleme jõudnud 3. Eviko rammusarja etapi juurde ja täna kogunevad Eestimaa tugevamad naised ja mehed Elvas uue spordihoone parklas. Värske spordihoone, uus ja uhke, saab harrastada väga erinevaid spordialasid seal, aga kuna on ilus ja soe ilm, kuum suvi, siis on võistlusplats pandud välja välitingimustesse parklasse ja kohal on Eestimaa rammunaise tiitli eest võistlemas 8 naist ja koguni 14 meest. Ja võistlusalasi on kokku 6, kui tavapäraselt reeglina on 5 võistlusala, siis on 6 võistlusala ja tegelikult tuleb siis ikkagi see Eestimaa rammunaise ja rammumehe tiitel endale välja võidelda läbi 6 raske võistlusala. Siin on uhked kaadrid veel Elva gümnaasiumi põhikooli osast, mis on koos spordihoonega ja siin samas parkklassis ongi juba esimese võistlusalana võtnud massaažitoolis sisse üks abilistest ja Borealise massaažibuss on siis see, mida võistlejad tõmbavad. Tool on seal peal ja näiteks loositi kuuks ajaks selline massaažitool ka seal pealtvaatajate vahel välja, nii et tasus tulla sinna kaasa elama. Ja, esimene ala on siis istudes bussi tõmbamine. Varasematel etappidel on siis enda järel veetud bussi ja siin on siis määravaks siis mitte ainult selja ja jõud, vaid ka see, et käsi peab pidama. Nii, et Kadi siis mässib käe ümber köie ja üritab veel niimoodi tõmmata, et käed enam ei pea ja kontrollaeg sai siis läbi ja tema tulemuseks siis 9.44 mõõdetakse siis kaugus. Ja miks võistlejad siis sellises järjekorras tõmbavad on niimoodi, et kõigepealt loositakse esimese võistlusala järjekord ja praegu siis on järjekord täna selline, nagu me siin oleme näinud ja peale juba teist ala läheb siis paremusjärjestuse järgi. Ja praegu Helena teeb siin ka korraliku soorituse ja jõuab tõmmata lõpuni. Tundub, et see on väga raske ala esimene, sest pingutus läheb juba minutini ligidale, siis on need käed on juba täiesti tundetud. Jah, ja siin tundub, et kes lõpuni tõmbab, on igal juhul ikkagi seal esiotsa sportlane. Praegu on siis ainult Marelin ja Helena lõpuni suutnud tõmmata. Tegelikult ütleme nii, et see lõpuni tõmbamine tähendab seda, et Marika on tõsiselt hädas ja mässib käe ümber köie. Ja Marika, kes tuleb ju tiitlit kaitsma, Eestimaa rammunaise tiitlit tuleb Marika kaitsma. Ise ka ei usu, et kuidas ta ei jõud. Ja nii raske algus sel võistlusel, et esimesel etappi võitis Marika, teisel etapil oli ta teine ja siin praegu esimese alaga selliselt on kindlasti muret tekitav tema jaoks. Nii, ja ka Annil jääb buss seisma. Meeter enne finišit jääb seisma ja ei liigu enam kuhugi. No nii, et midagi ei ole teha. Käed annavad järgi. Jalg väriseb täitsa all ja käed ei pea, köis libiseb ära täitsa sealt. Ja kogu 75 sekundit võitles praegu lõpuni ära. Aga siia läks palju aega energiat. Mõlemaid läks ülipalju, tegelikult on ju terve võistluspäevale sees. Et igal juhul saab olema jällegi põnev võistluspäev ja mehed on siis oma sooritust tegemas ning esimene võistlusala samamoodi on siis rekatõmbamine istudes, kui Valgas mehed vedasid enda järel esimesel etapil, siis siin on vaja seda rekat istudes tõmmata. Romek siis sai esimesena rekka lõpuni tõmmatud. 54-59 on tulemus ja nüüd siis Brett Siuks on põlvamees, kes on olnud ka mõnel etapil siin mõnedel aladel esikolmikus
on teinud väga häid etteaasteid, et selles mõttes sõrm on tal päris tugev, kohvrite kandmises on teinud päris häid etteaasteid, et siis tegelikult siin see ala võiks peaks nagu sobida, et ja praegu vaatame aega, ütleme nii, et kas esimene ime on sündinud, et 39,1, et 39-19 läheb liidriks. Läheb liidriks, me mõtlema seda, et siin teistel meestel ei ole mitte midagi muud, kui tuleb tõmmata lihtsalt kiiremini, et kui Romek lihtsalt tõmbas mees, kes on ühe etapi võitnud ja teine olnud ühel etapil, kaotab siin praegu 15 sekundit Brettile, siis kas Brett tõmbas nüüd niivõrd võimsalt või teised mehed? Ja Gunnar kimbutas 46-44, ka tema ei suuda vastu hakata sellele tulemusele. Mees, kes tegelikult võistleb rahvusvahelisel tasemel, kohalik Elva poiss või õigemini Elva külje all elab Elva vallas. Kes on ka korra tulnud Eestimaa rammumeheks. No nii, tuli ka samamoodi, et tal on see tiitel olemas ja ei suuda ka Bretti tulemust lüüa. Et siis paneb mõtlema, et see Brett Siuksoni tulemus võib olla praegu siin üks suur üllatus. 48-25. Nii et ütleme praegu seda siit poolt vaadatuna, et igal juhul 45 sekundit on ka väga hea tulemus. Kristjan Puusepp on ka. Kohe saab 39 aeg on ümber, 40 on ees, aga teeb väga hea tulemuse siit. Väga hea, aga läheb praegu jah, Bretti taha. No tegi üks aplaus kõva sellele mehel. Nüüd siis Kaido Kuusik, mees, kes eelmise aasta sarja võitja, jah, on tegelikult tiitlit kaitsmas siin. Et on vaja saada siis kogu sarja mõistes, on ta tiitlit kaitsmas, et on vaja sel aastal ka sama hästi esineda. Hooaeg on poole peal, 3. etapp, 6 etappi kokku ja alla 40 sekundi. Ja, Brett võtab alavõidu, Kaido on teine ja Kristjan siis 3. koht. Nii, selle mõttes tuleb tunnistada, et tegelikult on ainult ju põnev ja hea teada, et niimoodi kaardid sassi lüüakse, et see näitab, et tegelikult võistlejate tase on suhteliselt ühtlane, et ei ole sellist asja, et igal alal on ainult kindlad mehed, kes võidavad. Ja teine ala siis naistel on rehvi kantimine ja kui varasematel etappidel oli 3+3, siis nüüd on 4+4. Sest tegemist on ka Eesti rammunaise tiitliga ja see võistlus peabki olema raskem. Ja nagu sai esimesel etapil öeldud, et see on siis sellel hooajal uus rehv naistele toodud siia võistlusplatsile ja see natukene on ka kaarte seganud. Ja kuna juba hakkab päris hästi välja tulema seal 3+3 kordusega, siis Eestimaa rammunaise jaoks pandi ikkagi natukene kordusi juurde. Nii, aga Anni läheb siit hästi. Ja Anni rääkis peale Tartumaa rammunaise tiitli võitmist, et temale see rehvi kantimine sobib ja seal ta küll ei tahaks ära kinkida kellegile sellelt alalt punkte. Ja kohe saame teada, kuidas tal see ala siin Elvas õnnestub. Ja Anni teeb sellise tulemuse nagu 28-30. Et tegelikult on see väga korralik tulemus, kui sinna 23-4 sekundi kanti või 22 sekundi kanti kanditi 3+3 kordus, siis tegelikult on 2 kordust juures, jah. On kiiremaks küll läinud. Ja Kaire Elias, ka Elva valla elanik, siis on naistel siin päris mitu kohalikku võistlejat Elva vallast ja meestel ka Elva valla esindaja olemas, et on hea vaadata, et isegi on kodukoha võistlejad ka olemas ja võitlemas. Järgmises paaris siin Helena on väga kiiresti alustab. Marelin jääb natuke tagasihoidlikumalt. Ja Marel ei ole kontaktis selle rehviga, et kui on jälle näha siit külje pealt hästi, kuidas ta võtab selle rehvi, tõstab põlle peale ja see rehv jääb korraks seisma. Ja praegu Helena järjest pidevalt liigub see rehv, et siis iga kord näiteks ütleme seal pool sekundit kuni sekund kaotada
ja kokku 6 kordust ongi see 5-6 sekundit vahe, et nii lihtsalt see aeg tegelikult tulebki. Anni jääb liidriks ja Helena läheb kohe tema järele praegu oma ajaga 30.03. Ja nüüd Marelin on läinud veel 1 kordus kantida. Raskelt. Aga tuleb jah raskemalt, et hoiab ka randmest kinni, et ei tea, et see, kas see esimene bussi tõmbamine seal köiega võttis randme nüüd nii pehmeks, et natukene raske on seda rehvi seal hoida käes, aga ja meeste võistlusala siis täpselt sama rehv, mis on olnud 2 etapil ja samuti 4+4 kordust. Nii et esimestel etappidel meestel oli natukene raskusi ja väike ehmatus, kui nii võib öelda, siis nüüd on praegu näiteks minemas siin väga võrdselt Mihkel ja Romek, suhteliselt või öeldaks sünkroon kantimine peaaegu oli esimene pool. Kui eelnevatel etappidel nad omavahel täpselt jagasid siin, esimese etapi võitis siis Romek ja teise Mihkel. Ja esimesel etapil oli Mihkel teine ja teisel etapil oli Romek teine. No nii, Mihkel oli eest ära täitsa vahepeal ja praegu siis selline moment, kus Mihkel andis viimase rehvi kantimise, kandis siit sekundid ära nii palju. Nii korraks väsis ära lihtsalt. Ja üllatavalt varakult olid need mehed pildis ja alustasid, kuid esimene võistlusala lihtsalt oli selline ja mitte midagi ei ole teha, et eks nad peavad hakkama siis sealt tagantpoolt tõusma, kui nad tahavad täna olla poodiumil. Nii ja siin väga võrdsed lähevad Tanel ja Tiit praegu. Ja tagasi ka lähevad võrdsed. Ja mõlemad on päris head rehvikantijad ka olnud. Nii, Tiit sai nüüd pool pööret ette ja Tanel on tõsistes raskustes praegu. Ja aga see tempokas liikumine, 30 sekundit suuda seda agressiivsust hoida ja siis tegelikult kipub tulema ikkagi see väike väsimuse märk juba, et just see, kui kaua sa suudad kannatada lõpuni selles tempos, et kui esimese 4 kordust oli ilusti samas tempos, siis nüüd on ikka täiesti endast kõik andnud ja tõenäoliselt üle pingutanud, et see võib ja seal tegelikult tekib kalliks maksma minna. Ja läheb kalliks maksma, et ja kui sa nagu väsid ära natukene ja see kordus üle hästi ei lähe, siis tegelikult ju emotsionaalselt hakkab see sind ärritama, sa tahaks tegelikult hästi tugevalt lükata ja võib-olla hoopis teed tänu sellele tehnilise vea ja siis hakkabki nii-öelda see lumepall valele poole veerama. Aga praegu siis, et Kristjan Puusepp ja Gunnar Kimbutas, et Gunnarit ei ole ammu Eestimaa pinnal võistlemas näha olnud. Alustab hästi rahulikult. Ja praegu üllatuslikult väga rahulikult alustab ja nagu ei ole väga agressiivselt selle kummikannal. Vaatab käsi kogu aeg, ei tea, kas on käel midagi viga, et igal juhul reka tõmbamises oli ta 4, et siis sai iseenesest päris hea ju positsiooni endale kohe alguses. Aga praegu rehvi kantimisega on küll tõesti Gunnar suurtes raskustes, et Kristjan Puusepp... Kogenud võistleja, tark ei torma, lihtsalt vaatab kõigepealt, töötab sisse, vaatab, mis teised teevad, et mitu ala on veel ees. Jah, et 6 ala täna ju, aga ikkagi, et olgem ausad, kui mees on Eesti armumehe tiitli võitnud ja rahvusvahelise võistlemas käinud, siis tegelikult ei tule siia päris sellist tööd tegema, päris aus olla. See rehv ei ole talle päris mugav ja päris tõsiselt nagu on raskustes. Et sellist Gunnarit pole ammu näinud. Aga nagu me teame kõik, et eks see COVID-i teema siin on probleemiks olnud, et nii paljudel, et kes kuna on trenni teha saanud ja ega ei oska öelda, et võib-olla hoopis Gunnar pole saanud korralikult harjutada. Aga tibusi loetakse sügisel, võistlus on alles ees ja Gunnari tulemus siis 1.23.44. Mahtus jah veel sinna kontrollaega. 90 sekundit siis kontrollajaks. Ja praegu siis need mehed, kes esimesel alal olid 2 esimest, Brett siis alavõitjana ja Kaido on hea rehvikantija ja Brett püsib praegu päris hästi siin tempos Kaidoga ja läheb kas veel ette isegi peaaegu, et siis ütleme nii, et nüüd jäi korraks sinna pidama ja sinna läks päris 2 sekundit peaaegu, et kui Brett siin suudaks võtta veel hea tulemuse, äkki näeme Bretti täna hoopis poodiumil.
et iga juhul algus on küll päris hea on mehel, et 2 esimest ala tundub, et on väga head, et kuidas suudab sellest tempos hoida? Siit lähevad need sekundid, kallid sekundid. Jaa. No Kaido Kuusik teeb siit 6. koha tulemuse ajaga 50-56 ja Brett siis 7. Siirdume edasi naiste palgi tõstmise juurde ja naiste palgil on jälle raskust juurde pandud, et kui varasemal etapil oli 45 kilo, siis nüüd on juba 50 kilo korduste peale. Ja kes on olnud siin selle sarja või rammunaiste võistluste jälgijad, siis ehk mäletavad sükest, kui Eviko sari alustas, Eviko sarjal siis juubel 5 aastat, siis seesama palk 40 kilogrammi oli tühi ja päris mitmed naised said 0 selle 40 kilose palgiga ja parimad tõstsid seal 7-8 kordust. Nii et täna on pandud palgile 50 kilogrammi ja saame näha, kas naised siin ka 10 korduse piiri üle löövad ja Marika on siin ju seda kohe ka tegemas, nii et 10 kordust tehtud, seega on ikkagi selle 2-3 aastaga päris märgatav areng olnud. Jah, varem siin väiksemat raskust nagu rebimistehnikaga tegi, siis nüüd selle raskusega juba võttis ilusti rinnale ja tõukas viimased kordust. Jah, ja kui ennem sa siin mainisid seda, et rehvi kantimist on natukene juurde tulnud ja palgile natuke juurde pannud ja 6 ala on, no siis igal juhul on ikkagi tegemist päris raske võistlusega ja kes selle võistluse võidavad siis või on seal top 3-s igal juhul oma tiitleid ka väärivad. Siin tuleb välja kõik võidelda. See ei ole valimine, et me valime rammu naise või rammu mehe. Siin tuleb koht välja võidelda. Marika Silm 11 kordust hetkel siis seda võistlusala juhtimas ja jällegi Helena ja Anni siis jõuavad siin võrdselt praegu. Jällegi, kes teavad, siis Marika on väga hea olnud palgi tõstmises ja üldjuhul selle võistlusalaga võitnud. Nii et jäin praegu mõtlema, kas ma tean, kus ta võib olla. Võib-olla mõne võistlusel on olnud ka mitte selles alas parim. Kätlin Piirimäe oli meil, kes käis siin eelmistel hooaegadel kuulitõukaja võistlemas, siis pakkus tugevat konkurentsi Marikale just selles palgi tõstmises. Jaa, aga ta on läinud vahepeal paremaks sellest, et on spetsiaalselt treeninud seda ja absoluutselt, tema tase on ikkagi oluliselt nagu kõrgem hetkel kui siis. Ja seega pigem on küsimus selles, et kes võtab siin palgis 2. ja 3. koha punktid. Nii, Helena ja Anni siis tegid praegu võrdselt. Treeningkaaslased, sõbrannad, kolleegid ja siin palgi tõstmises ei suudetud välja siis omavahel duellis kindlaks teha või välja selgitada, kumb siis tugevam on. Meeste võistlusalaga jätkates, kus on siis palgil raskust 120 kilogrammi. Aga see on oluliselt suurema läbimõõduga see palk ja teeb oluliselt raskemaks selle asja. Ja ka samamoodi vaja teha korduste peale. Nii, Kevin siis sai kirja 5 kordust. Ja Kaarelile 3 kordust. Ja Brett, kes väga hästi alustas võistlust, kahjuks tulemuskirja ei saanud ja annab väga palju punkte siit ära praegu. Et seega ilmselt esikolmiku koht tema jaoks täna ei ole püütav. Ja Gunnar järjest läheb paremasse temposse, see on nagu tema jaoks nagu arusaadav ja tuttav harjutus. 10 kordust kirja.
et jah, üllatuslikult rehv oli tema jaoks ikka väga raske. Ja samas jällegi võtta, et kui mees on käinud võistlemas erinevatel kategooriate võistlustel rahvusvahelisel tasemel, siis seal ka ega ju reeglina ei saa harjutada ja proovida neid raskusi, mis sinna võistlustele tuuakse, et võib-olla korraks nuka taga saad näha, aga sul ei ole võimalus ju treeningsaalis sellega harjutada. Nii et igal pool on erinev varustus ja inventar, nii et pead olema selline hea kohaneja. Ja see teebki tegelikult see rammus ala ja rammus sportlasele parajaks väljakutseks just see mitmekülgsus, et sa suudad hästi kohaneda ja pead olema mitmekülgne. Ja tugev vaim ei tohi lasta murduda sellest, kui näiteks mingisugune ese või asi on natuke ebamugava kujuga. Nii et sinu endal on ka väga palju neid kogemusi. Aga Tanel tegi praegu hea tulemuse, tegi 8 kordust. Ja sellega tegelikult Tanel, ütleme nii, et läheb praegu ütleme Gunnari taha. Aga siuke tugev avaldus teistele meestele, et miks mitte võib-olla see 8 kordus võib siia top 3 jääda, muidugi jällegi palav ilm ja suured mehed kindlasti on juba higistanud palju ja nii mõnegi mehel võib-olla hakkavad juba seal 3. ala peale krambid tekkima, et vedeliku puudusest, et soojendus tehti veel ette. Nii, aga siin siis Romek ja Mihkel on... kes eelnevatel etappidel on kõik omavahel jaganud neid asju. Nii, et Mihkel viskas selle palgi niimoodi, et veeres täitsa kaugele ära, aga enam rohkem vaja teha ei olnud ja tegi 11 kordust, nii et nüüd tõesti ei olnud vaja. Väga tugeva avalduse, Gunnaril 10 kordust. Ja Romek jäi 9 peale. Romek jäi 9 korduse peale. Nii, on jäänud veel siis Tiit. No nii, läheb Tiit, üle. Korralik tõuge, rinnal korralik tõuge. Tulemus on ette teada siis juba et 11 kordust, 10 kordust, 9 kordust, et tagant tuli ja eelisel Tiidul on hea võimalus valida tempot, kontrolli aeg ka ette teada, kuidas siis jagada. Aga jah, üle 8 ei tule praegu. Ja siin võistlejatel on näha ka, selja peal on siis võistluskalender, kus erinevates Eesti piirkondades kõik võistlejad käivad ja kus võistlused toimuvad. Ja infot saab ka muidugi joosport.ee lehelt, ka seal on kirjas kalendrid või siis Facebookis jälgida ja Instagramis, et näha, kus võistlejad käivad, mida teevad. Aga praegu siis... Kaido tegi siin kiireid liigutusi. Kristjan võitlemas selle palliga ja no ei saa seda tasakaalu kätte, läks päris palju energiat sinna. No, Kaidol see üleskerime käib hästi ruttu ja number on ette teada. 11 on vaja teha. Ole mees ja ole üle ja võta alavõit ära, on ju. Jah, aga aega on ka piiratud. 75 sekundit, 11 kordust, see tähendab päris usinat tempot. Puhkamiseks aega ei jää. Väga palju puhkamiseks aega ei jää. Et põhimõtteliselt pead olema kogu aeg kontaktis palgiga ja nii kui palk maha, siis uuesti võtad. Kas tuleb 12? Ja 12 oleks olnud täitsa tehtav, kui oleks saanud tasakaalu kätte. Kas nüüd mees ise arvas juba, et ei jõua enam aega. Siirdume edasi naiste kohvrite kandmise juurde. Ja kohvrid on siis 60 kilosed. Üks kohver 60 kilo, kätte otsas kokku 120 kilogrammi. Kohvrit on vaja kanda siis üle joone ja tagasi tulla siis meremehe raamiga. Ja see on 150 kilo. Ja sellised raskused naistele Eestimaa rammunaise võistlusel ja Birgit lasi jalgadel nii kiiresti käia, et 120 kilogrammi käte otsas ja 150 kilogrammi turjal ja 22,3 sekundit kulus temal 30 meetri jooksmiseks. Vot nii kiiresti jooksevad naised. Nii, ja siis Marika Silm, kes on siis tiitlit kaitsmas siin võistlusel ja Marlen Jüriado, kes veel ei tea ja esimest korda vaatab seda saadet, siis tegemist on 14-aastase neiuga, kes tegelikult sügisel läheb alles 9. klassi. Marika läks väga kiiresti praegu.
kui see Marelin nüüd tema tuulest siin tuleb, siis saab ka hea aja. Ja eelmisel etapil oli 3. kohal ja tahtsin öelda seda, et Marelin on juba ajalugu teinud, et ükski nii noor võistleja ja rammunaine või rammumees pole nii varakult veel siis Eestimaa rammumehe või rammunaise võistlusel osalenud. Anni ja Helena siis suht võrdselt lähevad kohvritega. Ja määravaks saab siis nüüd meremees. Nii ja stardis sai Anni paremini minema. 16-15 oli Marika tulemus ja nüüd paneb praegu Anni korraks maha ja Helena saab üle joone, aga võidab Annit ja Anni pidi panema vahepeal selle meremehe raami maha. Sama ala meestele, kuid raskust oluliselt rohkem ja kuna tegemist on Eestimaa rammumehega, siis nagu siin näha, on lükatud kettaid lausa hunnikute viisi sinna Saku kohvrile peale. Meestel siis käe otsas 140 kilo kummagi käe otsas. Üks käsi 140 kilogrammi, teine käsi 140 kilogrammi, mida peab 280. Ja tagasi tuleb tulla siis meremehega ja siin on siis 340 kilogrammi on meremehe kaal. Mattias Viljomaa sai lõpuni ja saab tulemuse kirja, läheb natukene üle minuti ja igal juhul paras väljakutse järgmistele meestele siis. Nii, Gunnar Kimmutas mees, kes kohvreid kannaks hea meelega alati, sest sõrm on tugev mehel ja see aladele sobib. Tanel pidi korraks maha panema. Siin on tähtis mitte eksida ja see iga mahapanek on lisaaeg ja rütmi kaotus ja Gunnar Kimmutas siis 23.05. Nii, siin ütleme kui korralik sooritus, kohvritega sinna ja raamiga tagasi. Jah, et tegi peaaegu sama kiiresti kui naised. Jaa. Et naised tegid ka seal 20 sekundi ringi. Huvitav vaadata, et Gunnar esimesed alad väga tagasihoidlikult tegi, siis nüüd palgiga ja selle alaga on niimoodi nagu ennast leidnud ja järjest tema tulemust järjest lähevad paremaks. No igal juhul praegu selles mõttes see kohvrite kandmine ja meremehe raami kandmine Gunnar näitas ikkagi väga head taset, et päris raske on teistel võistlejatel see tulemus praegu üle lüüa, julgeks pakkuda. Nii, aga see ei tähenda seda, et mehed ei ürita, loomulikult siin praegu siis Romek ja Tiit on ka üritamas, aga Tiit rabas korra käest kinni, et vist on sõrmevigastus segab. Ma arvan, et pigem on seal nahkpuru ja see enam ei hoia kinni see käsi. Ja siis sellisel juhul peab Tiit päris palju punkte ära andma praegu sealt. Ja Romek Velt teeb oma soorituse lõpuni, aga aeg on 28.59. Gunnarit ei löö. Gunnar tegi lausa 5 sekundit kiiremini. Romek on siin Mihkliga omavahel siin punktis siin, siis nüüd läheb Mihkel Kaidoga. Tänase päeval on Kaido ja Mihkel nüüd et on siis jõudnud mehed sinna peale esimest ala, kui Mihkel nii hästi ei õnnestunud, on uuesti ettepoole jõudnud praegu. Mihkel jookseb ilusti ja meremees peaks talle ka sobima. Korraks libises küll, aga kandmisalad paneb maha korra, ka tasakaalu kaotus. Et need jälle vajalikud sekundid. Ja Gunnar küll ei kordagi ei eksinud. Tegi rahulikult, stoiliselt selle kõik läbi ja ongi nii. 23.05 on Gunnar Kimbutas aeg ja Mihkel Raadik 26.08. Hetkel jääb teiseks. Ja Romeki aeg on ka ümber juba, Romek 28.59 siis kolmas. Nii et nüüd küsimus selles, kuhu Kaido siis jääb oma tulemusega. Ja siiski napilt Taneli ette ja võtab siit 4. koha punktid.
Järgmine ala naistel on siis Heraklase hoidmine või siis Herkules hold. Herkules hold eesti keeles. Heraklase hoidmine. Jah, et peab neid raskusi siis seal hoidma nii kaua, kui sa hoiad, mis tahavad sind pooleks tõmmata. Kunagi tehti sellist asja, tegi Georg Luurik peaaegu kaameletiga, aga natuke teise haardega. Aga autosid on hoitud ja maailma võistlustel siis rammumeeste sarjas hoitakse sambaid ja igasugu erinevaid asju veel. Aga Eestis ei ole ammu seda ala tehtud ja varasemalt oli see autode hoidmine oli täiesti levinud. Ja autod olid siis kaldpinna peal, nii et kasutati sellist varianti, aga nüüd on natuke käepärasem, natuke lihtsam võistlusplatsile tuua, ei pea nii suuri konstruktsioone ehitama selle jaoks. Aga millega siis tegemist, et mõõdetakse sõrme tugevust sellega? Kui päris aus olla, siis kui sõrm peab, siis peavad ka muud asjad seal kestma, see valu läheb sul sealt käest, õlast ja sõrm, küünarvars ja õlg ja siis niimoodi järjest tuleb, et tegelikult on selline kannatamisala jällegi ja nüüd need käsikud, mis on, et need käsikud käepidi millest kinni hoitakse, see tegelikult käib veel ringi, et seega tegelikult on see päris keeruline, et siin kasutatakse ka lukkhaaret, et siis natukenegi seda haaret tugevdada, parandada, et lukkhaaret kasutavad siis klassikalises tõstmises sportlased, et kangist paremini kinni hoida, aga lukkhaardega võib öelda, et sa paned pöidle sinna sõrmede alla, et tundub justkui nagu väga hea, aga see tekitab siit on just praegu näha, kuidas Marelin hoiabki nii-öelda pöidla lukuga. Ja täiesti rahulikult hoiab. Rahulikult hoiab ja uskumatult kaua hoiab, peaks ütlema. See tähendab seda, et üks asi, et on haarem tugev, teine asi on ka valu läbi peab olema tugev. No tundub, et tema jaoks ei ole üldse nagu oleks tühjad kangivarred see praegu, et täiesti ebareaalne. Ja siuke tunne, et lasi lahti, pigem sellepärast, et ma lasen lahti, mitte et ma oleks ära väsinud. No muidugi esimeses võistlusalas ta ju võitis ka istudes selle Borealise bussi tõmbamise, et seal ka oli tugevat sõrme vaja ja tugevat kätt. Aga nüüd siis Helena ja Anni. Jah, kes ei ole nagu klassikalist tõstmist nagu treeninud, siis see lukkhaare on ikkagi väga valus ja ebameeldiv. Nii et Marika Silm 34.19 ja Marelin Jürjadu 1.08.91, et nüüd on Helena vajas ja Anni siin kannatada, aga Helena kannatab siin paremini ja 34.66 Helena tulemus ja Helena läheb ülinapilt Marika ette. Meestel siis sama ala, lisatakse raskust lihtsalt juurde. Rehvid on kuidagi suuremaks läinud. Jah, rehvid on suuremad ja nägu on ka tõsisem ja hoiavad ka oluliselt vähem kui. Siin on ka oluline jah, et kohe ei hakka sind ühele poole tirima ja tasakaalust välja. Kui näppu järgi lased, siis enam seda haaret kinni ei saa. Et võistlust alustas jah ka üks Läti võistleja meil Richard Spusinskis, aga mees siis ei lõpuni ei tee, et vigastas vahepeal kätt, et tuli siia Eesti meistertiitli eest ka võitlema. Aga praegu siis mehed järjest kannatamas on ja oma sooritusi tegemas. Mattias Viljamaa siis võitleb siin ka oma tulemuse eest ja teab, et väga hästi iga sekundi murdosa on oluline. Ja see on selline puhas kannatamisala, et kuuled seda aega ka, mida kohtunikud vahepeal ütlevad, et sekundid nii aeglaselt jooksevad, et... Jah, aga ikka tahad nagu lohutust ja tahad teada, kaugel ma olen oma asjadega, mingi ettekujutus oleks. Aga see 5 sekundit ootaja aeg on pikk, nagu me kõik teame. Nii Kristjan on võtnud rinnakummi ajanud ja näiteks Brett, kes siis tegelikult siin esimese ala võitis ja Kristjan oli 3, et need võiks siin ka tegelikult päris hästi selle ala teha, kuna sõrm
võiks olla tugev, kui me võtame siin Marelini soorituse järgi, et võiks ju peaks ju sobima, aga noh, me ei tea, et kui palju sinna seda energiat läks ja kas see sõrm veel peab ja tegemist ju ikkagi juba ju 5. võistlusalaga. Ma just nagu vaatan, et jah, et võistlejad, kui Marelin hoidis see nii-öelda lugu haardega, siis praegu mehed hoiavad tavalise haardega. Seesama asi, millest ennem rääkisin, et ei kannata seda pöidla valu ära, et praegu oli hästi näha siin lähikaadrist, kuidas Taneli see pöial on see sõrmede all, aga kui see pinge sinna pöidla peale läheb, siis see valu seal pöidlas tekib nii suur, et sa lihtsalt ei suuda seda valu taluda ja sellepärast ei suudeta seda haaret võtta. Nii et tahab jälle harjutamist nagu iga asjaga. Igal juhul Brett teeb tulemuse 42-28, mis tegelikult siis võiks öelda, et on ikkagi väga hea tulemus, et hetkel liider veel. Jah, et kas ka alavõit tuleb, seda ei oska öelda veel. Mehed järjest vangutavad pead ja nii, ja Tanel ka ligi 40 sekundit, 38-84. Kaarel Kaldvee siis Taneli ees veel 39-88. Gunnar Kimbutas siis on veel jäänud hoidma koos Romek, jah. Nii et kui me oleme rääkinud juba sellest, et Romek ja Mihkel siis üldsarja kokkuvõttes meestel on seis 1-1 ja teisi kohti ka võrdselt, siis peale seda võistluspäeva loomulikult käib võistlus enne kõike ka Eestimaa rammumehe tiitlile, aga 3. etapp ka ühtlasi ja siin arvestatakse sellega, et ju sarjapunkte. Nii et iga koht on oluline ja kui palju keegi jälle vahele tuleb, aga Romekil läheb raskeks ja 38-53 ja Gunnar ka praegu juba vajus ära kreeni ühele poole. Aga meelitas siit võib-olla grammikese veel midagi juurde. No mees pingutas lõualuud endale paigast ära, tundub pildi järgi. Ja see oli seda väärt, sest Gunnar läheb liidriks 45-71, nii et Gunnar ikkagi venitas omal siit selle liidri ära ja Roome kandis jälle mitu punkti ära. 38-53 ajaga jah, läheb veel Taneli järgi siis, samas sekundis aga Taneli järele. Ja praegu siis tänase võistluspäeva 2 kõige kangemat meest, et kes on siis olnud eelnevat alade kokkuvõttes 2 paremat. Ja siin praegu siis, mida teeb Kaido, mees, kes on praegu nii heal positsioonil, ütleme, et eluvõistlust oli tegemas Kaido praegu, võiks öelda. No käsi ei pea ja näpud on tal kõik aeg natuke järgi andnud. Aga Mihkel teab palju vaja hoida. Ja hoiab täpselt nii palju kui vaja. Ja nüüd tuli see valu. Aga üllatuslikult oli veel Brett võttis ennast 3. Nii et Brett on teinud ikkagi väga hästi, lihtsalt see palgi tõstmine, kui Brett praegu palgi tõstmis oleks teinud 6-7 koht, et miks mitte poodiumil? Jaa, Brett peab tõsiselt hakkama mõtlema selle üle, et peab palki harjutama. Peaks võtma lausa jah, et palk poodi kõrvale, nii kui ärkab iga kord vaja siis harjutada neid sooritusi enne sööki peale. Viimane ala naistel on siis atlaskivide tõstmine ja kõige suurem kivi, mis on kõige madalamale vaja üle selle ja on Birgit üles ja tõstab ära 90 kilogrammi, nii et 6 kivi kokku 40, 50, 60, 70, 80 lähevad sinna raami peale ja 90 kilogrammi lähevad siis üle selle meremehe konstruktsiooni. Ja praegu Marika ja Marelin. Nii, 80 kilogrammi Marikal tehtud. Praegu Marel isegi grammikene ees, aga ei,
Marika saab kiiremini kivi sülle kivi on süles. ja 90 kilogrammi kivi Marikal tehtud ja Marelin ja mis on juhtunud vahepeal on juhtunud Marelinil teipin nii lollisti neid kive käsi, et teibid on kõik maha jooksnud. jah, ja teip on täitsa kadunud käe pealt ja nüüd on see koht, kus tegelikult seda liimi enam ei ole ja nüüd peab tõstma praktiliselt, oli õnne praegu, et uuesti tagasi ei kukkunud. Nii et Marelin on... Teibid olid seal täiesti üleliigsed tal seal. Jah, et täiesti hämmingus ja ei saa aru, mis juhtus, et kuhu kadus teip käe pealt. Aga igal juhul kõik sellest olenemata, ta suutis ennast kokku võtta ja tõstis kõik kivid ära. Kuigi läks rohkem aega, igal nüüd siis Anni ja Helena ja on siis tegelikult praegu esimesel ja teisel kohal enne viimast võistlusala. Ja nüüd kõik sõltub sellest, kas nad suudavad selle võistlusala nii hästi ära teha, kas nad säilitavad oma positsioone või siiski... Aeg jookseb. Ja aeg jookseb ja Marika tulemus oli alla 30 sekundi. Anni teeb 6 kivi 30-30. Aga Helenal on 5 kivi tõstetud ja nüüd see 6 kivi Helena, kes oli praegu siin... Praegu oli liider. Olid ju nii-öelda siis Anniga koos 2 esimest on praegu tõsistes raskuses selle viimase kiviga. Ei ole midagi teha, see 90 hakkas võitima täna Helenale vastu järgmine kord. Ja mehed on alustanud oma võistlusega ja meestel on samamoodi siis kive rohkem. Kui eelmisel etapil oli viimaseks raskuseks 150, siis nüüd on 170 kilo. Ja 6 kivi tehtud. Kristianil 5 kivi peal. Nii, Kristianil ka 170 kilo. Kristjan ei ole ka veel nii suurt kivi kunagi vist tõstnud, et kui ta selle ära tõstab, siis see on midagi uut tema jaoks. Iseenesest, kui nüüd ära tõstis, ei olnudki väga raske, et just see maast lahti tõmmeli nagu keeras see kivi. Jälle see tehnika on ju. Nii, 90 kilo. Siis on 100-kilone kivi. Nagu on tühjalt. Kolmas 115, siis on 130. See on 150 ja 170. No väga kiiresti tõstavad ja Romek oli siin praegu grammikese kiirem. 6 kivi ja 24.79. See oli väga kiire aeg on see. Et sisuliselt olid võistlejad kogu aeg kontaktis kiviga ja ütleme, et seda tulemust on päris raske siin nüüd üle lüüa. Ja üllatavalt on Gunnar tõusnud teisele siis top 2, et viimane nii-öelda finaalide finaal, et 2 kõige päeva tugevad võistlejad. Et kui nii alustas väga tagasihoidlikult, siis on niimoodi, jah. Ja Mihkel ka ju. Autovedajas, kui Gunnar oli seal 4, siis Mihkel ja Romek olid ju, ja Gunnar juba lõpetas. Nii, Gunnar tegi väga hea aega, Romekit ei löönud. Ja Romekit ei löönud, Romek ikkagi võtab siit alavõidu. Gunnari ja Mihkli omavahel arvestuses andis Mihkel jälle ära mitu punkti. Ja Gunnar kimbutas sellel alal siis teine, Kaido Kuusik 3. Ja kokkuvõttes siis naiste arvestuses siis tiitel läheb siis Marikale. Ja kõigest poole punktiga Anni ees võtab siis praegu Marika siin Eestimaa rammunaise tiitli. Ja määravaks sai siis ikkagi see viimane ala. Ja teine koht Eestimaa rammunaisel kuulub siis Anni Kurikule ja 3. koht Helena Veelmaale. Ja Eestimaa tugevamaks meheks siis teistkordselt võtab selle tiitli Gunnar Kimbutas.
ja 69 punkti kokku ja Mihkel Raadik, nii nagu naiste arvestuses, poole punktiga 68,5 punkti peab siiski võtma vastu hõbemedali või siis hõbedase karika ja Romekvelt 3. koht. Kaido Kuusik, kes alustas võistlust väga hästi, on 4. Nii et selline sai Eestimaa rammumees ja rammunaine siin Elva linnas, ei saa öelda päris männide all, aga uue spordihoone kõrval parklas. Ja tulge ikka ka järgmine nädal tagasi, oleme juba 4. etapiga teie ees. Kohtumiseni! Kohtumiseni!